Ma usun, et nii mõnedki teist teavad juba Eesti Pimedate Raamatukogust. Kes teavad, andke käega märku. Oi, väga palju. Nii et olete juba tuttavad natuke meie teenustega. Et kui alustada, siis alustadagi sissejuhatusest, et Eesti Pimedate Raamatukogu loodi siis 1947. aastal. Me oleme Kultuuriministeeriumi valitsemisalas. Oleme Eesti Hoiuraamatukogu üks osakond ja meil on 9 töötajat. Asume Tallinnas aadressil Suur-Sõjamäe 44a ja internetis oleme leitavad siis aadressil www.epr.ee. Ja teenustest rääkides siis kõik meie teenused on lugejatele tasuta. Ja meie lugejad on nägemispuudega või mõne muu trükitud teksti lugemist takistava puudehäire või haigusega inimesed. Et need võivad olla siis kas halvatud inimesed, näiteks skleroosis, multiplexi haiged, Parkinsoni tõbe põdevad, need, kes näiteks ei saa füüsiliselt raamatut käes hoida. Ja kokku on meil 830 lugejat nii Eestis kui välisriikides. Kui vaadata seda, et kui palju meil on lugejate hulgas lapsi, siis näete, et see protsent on päris väike, see on 6% ehk siis 49 last praeguse seisuga. Ja kõige noorem neist on siis 9-aastane. Ja lapsed ongi siis kas nägemispuudega või siis düsleksiaga. Lugejaks registreerimisel on nõutavad sellised dokumendid nagu tõend puudehäire või haiguse kohta, siis registreerimise avaldus, isikut tõendav dokument ja alla 16-aastase lapse puhul siis lapsevanema või hooldaja kirjalik nõusolek. Ja tõend on vajalik selleks, et me teaksime, et meie raamatud lähevad nii-öelda õigele sihtrühmale, sest et vastavalt autoriõiguse seadusele tohime me raamatuid valmistada ja levitada ainult puuetega inimestele. Ja seal juures ei tohi meil olla mingeid ärilisi eesmärke. Et igapäevaselt näeme tihti seda, et nägijad pöörduvad meie raamatukogu poole ja soovivad eriti meie heliraamatuid ja siis me alati ütleme, et vabandust, aga teil ei ole seda õigust, et kuna me autoritele tasu ei maksa, siis ongi selline nõue, et me võime ainult puuetega inimestele raamatuid kättesaadavaks teha. Ja kui rääkida meie kogust, siis põhihulk raamatuid on ilukirjandus, meil on ka aime- ja õppekirjandust vähesel määral ja kõige suurema osa meie kogudest moodustavad heliraamatud, neid on siis ligi 4800 nimetust ja neist 10% on laste- ja noortekirjandus. Punktkirjas raamatuid on üle 900 nimetuse ja nende protsent on siis 43% on laste- ja noortekirjandus, et siin see protsentide vahe heliraamatute ja punktkirjas raamatute puhul on päris suur ja üks põhjus on see, et näiteks kohustuslikku kirjandust nõutakse koolis just nimelt, et lapsed loeksid punktkirjas, et säiliks see punktkirja oskus. Sest et väga paljud meie lugejad ikkagi eelistavad heliraamatut, aga lapsed on just need, kes peavad ja osad ka isegi tahavad lugeda punktkirjas, et meie kogusse kuuluvad ka puuteraamatud, neid on 104 nimetust, on ka e-raamatud, 117 nimetust ja kirjeldustõlkega filmid, et neid on hetkel 38. Ja väga tihti küsitakse meilt, et kuidas me kirjandust valime, et esimene kriteerium on loomulikult meie lugejate soovid, et meie lugejad pöörduvad väga aktiivselt meie poole, kas siis meili teel või helistavad ja annavad teada, milliseid raamatuid nad tahavad ja tegelikult see valik on väga sarnane rahvaraamatukogude valikuga, et ikkagi soovitakse neid kõige uuemaid, värskemaid raamatuid.
Siis jälgime seda, et raamatud esindaksid erinevaid žanre ja huvitaksid võimalikult paljusid lugejaid, et see, et nad huvitaksid võimalikult paljusid lugejaid, on seotud ka sellega, et näiteks heliraamatute hind on, ütleme, keskeltläbi 10 korda kõrgem kui tava trükitud raamatu hind, et seal on kõik need esitajatele makstavad tasud ja valmistamisega seotud kulud, et siis me oleme huvitatud ka sellest, et need raamatud jõuaksid ka võimalikult paljudeni. Ja loomulikult arvestame koolides kohustusliku ja soovitusliku kirjandusega. Ja me ise töötajatena ka loeme väga palju ja kui midagi head on ikkagi kätte juhtunud, siis väga tihti need lähevad kokku ka meie lugejate soovidega, nii et siis valmistame need heliraamatutena põhiliselt. Ja heliraamatuid teemegi koha peal siis meie raamatukogus, nii eesti kui vene keeles ja hetkel on meil 21 esitajat, kes on siis professionaalsed näitlejad ja diktorid. Ja salvestamine toimub meil raamatukogu 3 stuudios ja ka esitajate kodudes, et mõned esitajad on siis, teevad seda salvestamistööd kodus oma arvutis, et nendel on siis arvutisse vastav tarkvara installeeritud ja siis nad lihtsalt vahendavad meile neid faile. Heliraamatud on teisi vormingus, see on siis spetsiaalne vorming nägemispuudega inimestele heliraamatute valmistamiseks. 2017. aastal tegime 141 heliraamatu nimetust ja neist 16 lastele ja noortele. Ja siin on siis nimekiri nendest eelmisel aastal valmistatud laste ja noorte raamatutest, et usun, et need kõik on teile tuttavad, et siin on Roald Dahli autobiograafiline raamat ja Kätlin Kaldmaa Halb tüdruk on jumala hea olla ja loomulikult Miga Kerenen, mis on väga populaarne, ja siis Tim Thaler, mis on kohustuslik kirjandust, nii et ja loomulikult siis Timo Parvela raamatud ja Harry Potteri järg, nii et usun, et kõik need on teile tuttavad. Ja sel aastal oleme siis teinud sellised raamatud, siin on ka muidugi Tomuskit, siis on ka Nurulandi lood ja Miga Keranen samuti. Nii et ütleme nii, et neid lasteraamatuid heliraamatuna ei kuula ainult lapsed, et tegelikult väga paljud ka meie eakad lugejad on nendest huvitatud, et ei saa öelda, et need nüüd ainult lastele lähevad, et ka teised laenavad neid päris palju. Ja siin on mu kolleeg Valentina Borissenko, kes siis sellise CD-robotiga neid CD-sid siis valmistabki. Kui rääkida punktkirjas raamatute trükkimisest, siis neid teeme ka nii eesti kui vene keeles ja 2017. aastal valmistasime 15 punktkirjas raamatut ja praktiliselt kõik siis 14 nimetust olid lastele suunatud. Ja siin on jälle nimekiri eelmisel aastal valmistatud punktkirjas raamatutest. Et siin on jälle näha Leelo Tungal, Ilmar Tomusk, Miga Kerenen, Astrid Lindgren, nii et see valik on selline ja venekeelsetest siis ka Aino Perviku Paula raamatud ja näiteks Eno Raua Naksitrallid ja Lindgreni Madlike. Ja sel aastal oleme punktkirjas raamatutest teinud jälle siin on näha koolikohustuslikku kirjandust, Jevgeni Onegin Kuningas Oidipus ja siis lugejate palvel näiteks Tulipunane lilleke ja Metsaelu aabits ja Siddharta, nii et nii see valik on. Puuteraamatutest kõneldes
Esimesed puuteraamatud saime oma raamatukokku siis 2005. aastal annetusena ja hetkeseisuga on meil neid 104 nimetust, kõige rohkem loomulikult eesti keeles, kuid on ka siis vene, soome ja inglise keeles. Ja puuteraamatute valmistajad ja annetajad on siis näiteks Tallinna Ülikool, kust me oleme neid kõige rohkem saanud, siis on mittetulundusühing Kagora ehk Kaunis kombatav raamat, siis on ka Eesti Kunstiakadeemia üliõpilased raamatuid valmistanud, oleme puuteraamatuid saanud ka Soome Celia raamatukogult, mis ongi siis pimedate raamatukogu, ja oleme saanud ka Saksamaa pimedate raamatukogult Leipzigis. Ma ei tea, kui paljud teist teavad kirjeldustõlkega filmidest, et ma usun, et see on üsna tundmatu ala, et mis on kirjeldustõlge, et vaatasin Vikipeediast järele, et mis see nii-öelda ametlik versioon siis on, et see on siis filmile peale loetav kirjeldus, kus dialoogide vahel kirjeldatakse ekraanil nähtavat ja sellega antakse infot tegevuste, tegelaste, stseeni muutuste ekraanile ilmunud teksti kohta ja tõlge paigutatakse kuuldavas tekstis esinevatesse pausidesse. Kirjeldustõlkega filmid on meie raamatukokku jõudnud siis alates 2011. aastast ja neid me oleme saanud annetuste ja ostudena ja erinevatelt tootjatelt. Ja hetkel on siis 38 filmi ja neist 12 on lastele ja noortele ja siin on näha see nimekiri, et Kungsmoor ja Kapten Trumm, mida saab ka siin vaadata, Leiutajate küla Lotte ja Lepatriinude jõulud ja Lotte ja Kuukivi saladus ja noortefilmidest Nullpunkt, Polaarpoiss. Siin on ka näiteks Ruudi ja Röövli-Rahnu Martin ja Supilinna salaselts ja Väikelinna detektiivid ja Valgedaami saladus. Ja ütleme nii, et neid kirjeldustõlkega filme ka laenavad siis ka need lastefilme laenavad ka täiskasvanud, nii et seal ei ole tõesti vahet. Kuidas me laenutame raamatuid? Et üks võimalus on tulla raamatukogusse koha peale, et Tallinnasse Suursõjamäe 44A, Eesti Hoiuraamatukogu hoonesse, siis on meil Tondi 8A laenutuspunkt, mis asub siis Põhja-Eesti Pimedate Ühingu hoones ja igal neljapäeval on siis kolleeg 2 tundi seal koha peal ja sealt saab siis raamatuid ja sinna saab ka tagastada neid, mis on varem raamatukogust tellitud. Meil on ka RVL-i teenus ja RVL-i teenust saavad siis kasutada need asutused, kelle klientide või lugejate hulgas on kas siis nägemispuudega või mõne muu häirehaiguse või puudega inimesed, et näiteks Tartu Emajõe kooliraamatukogu laenab raamatuid, on ka hooldekodusid ja ühesõnaga, et on võimalik ka sel viisil meilt raamatuid saada. Ja muidugi kõige peamisem teenus, mis meil on siis postidel laenutamine, et on võimalik mitte tagastatavaid heliraamatuid meilt tellida, mis tähendab siis seda, et vastavalt inimeste tellimusele valmistame CD-l raamatud ja saadame nad siis postiga inimesele otse koju ja neid tagastama ei pea, et see on väga mugav teenus ja seda väga kasutatakse. Ja meil on olemas ka veebiraamatukogu, et see on siis 2012. aastal loodud veebikeskkond ja sealt on võimalik heli- ja e-raamatuid, ajalehti, ajakirju alla laadida ja voogedastusena kasutada ja hetkel on seal üle 4100 teavikud ja kasutajaid on siis ligi 390 ja neist 37 on lapsed, et tore on see, et lapsed ja noored veebiraamatukogu usinad kasutavad, et sellest on neile kindlasti palju abi. Võib-olla lõpetuseks
nüüd läks valesti, et katsun näidata ka, et milline see veebiraamatukogu välja näeb. Et siin on nüüd niimoodi, et seda vaadata saavad kõik, et võite minna kodulehele ja uurida, mis raamatud meil siin on, et saab sirvida kategooriate järgi, autorite järgi, esitajate järgi, väljaandjate järgi, märksõnade järgi. Ainult, et kuulata saavad siis need, kes on Eesti Pimedate Raamatukogu lugejad, et selleks tuleb sisse logida. Kui võtta siit kategooriad, näiteks siin ongi kohe lastekirjandus on eraldi. Laste- ja noortekirjandus, noorsokirjandus, aga võtame lastekirjanduse. Ja siin nad reas on. Et kui võtta siit raamatu kirje lahti, siis on näha, et mis andmed siin on autor, esitaja, ilmumisandmed, et kes on väljaandja, kestus, siis on maht, vorming, laad, keel ja siis on märksõnad. Ma loodan, et me saame vast kuulata ka siit. Tehniliselt peaks võimalik olema. Ilmar Tomusk, Amanda Patsid. Kirjastus Tammerraamat 2016. ISBN 978 9949 565 52 hästi huvitavad andmed 8. Raamat on salvestatud Tallinnas Eesti Pimedate Raamatukogus 2016. aastal. Loeb Ines Aru, helioperaator Henrik Veeäär. Raamatus on võimalik liikuda peatükkide kaupa. Heliraamat on valmistatud nägemispuudega või mõne muu tavakirjas teksti lugemist takistava puudega inimeste jaoks, vastavalt autoriõiguse seaduse paragrahv 19 lõikele 6. Heliraamatu loata kopeerimine, levitamine, avalikult esitamine, laenutamine, müümine või muul viisil kasutamine on seadusega keelatud. Raamatu autoriõiguste omaniku huvide kahjustamine on karistatav haldus- või kriminaalkorras. Väga range kord. Kuulame selle sisututvustuse ka ära. Sisututvustus raamatu kaanelt. Amanda Patsid jutustab loo sellest, mis juhtub tädi Amandaga, kui ta üleöö väikeseks tüdrukuks muutub. Kas ta leiab endale uusi sõpru või on elu väiksena hoopis raskem kui suurtel inimestel? Ühesõnaga, et kui teil on huvi selle veebiraamatukogu vaatamise vastu, et siis saate seda internetis teha, ja kui teil on lugejate hulgas neid inimesi, kes võiksid meie raamatukogust abi saada, siis palun suunake nad meile, et me siis tegeleme nendega edasi. Aga tänan tähelepanu eest.